Kallid õed ja vennad, Jumal õnnistagu meid kõiki ja jutluse aluseks me paneme tähele Jumala sõna Apostlite tegude raamatu 16. peatükist ja loen salmid 25 kuni 34. Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites ning vangid kuulasid neid. Aga äkitselt sündis nii suur maa värisemine, et vangihoone alused vappusid ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla. Kui nüüd vangivalvur unest ärkas ja nägi vangi ukse lahti olevat, tõmbas ta mõõga ja tahtis end tappa, arvates, et vangid on põgenenud. Paulus hüüdis aga valju häälega: ära tee enesele kurja, sest me kõik oleme siin. Siis palus valvur tuld, tormas sisse ja heitis värisedes Pauluse ja Siilase ette maha, tõi nad välja ning ütles: Isandad, mis ma pean tegema, et pääseda? Aga nemad ütlesid: usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere. Ja nad rääkisid Issanda sõna temale ja kõigile, kes olid tema kojas. Ja vangivalvur võttis nad tollel öötunnil enda juurde ja pesi nende haavad ning otsekohe ristiti tema ja kõik ta omaksed. Siis ta viis nad oma kotta, kattis neile laua ja oli ülirõõmus, et ta kogu perega oli hakanud uskuma Jumalasse. Et ta kogu perega oli hakanud uskuma Jumalasse. Need loetud sündmused leidsid aset Philippi linnas. Apostel Paulus oli saanud Jumalalt sellise nägemuse, et kuigi ta tahtis minna Aasiasse, siis ta sai ülesandeks minna Makedooniasse, et seal evangeeliumi kuulutada. Ja nad jõudsid Philippi linna. Philippi linn oli Rooma koloonia. Seal elas väga palju pensionile jäänud Rooma legionääre ja seal kehtisid Rooma seadused. Ja kui apostel Paulus ja Siilas olid jõudnud siis sinna Philippi linna, siis nende evangeeliumi kuulutusel oli üsna suur mõju. Üsna varsti juba esimesed inimesed võtsid vastu Kristuse Jeesuse oma päästjana. Ja kui nad olid seal linnas siis evangeeliumi kuulutama, siis neid hakkas tüütama üks orjatar, kellel oli lausuja vaim, ja siis Paulus ajas sellest orjatarist välja selle kurja vaimu. Aga see omakorda vihastas selle orjatari omanikke, kes olid tema läbi ja tema selle vaimu läbi teeninud märkimisväärset tulu. Tegemist oli reaalse kurjuse vastasseisuga, sest kui inimestel oli selles linnas küsimusi, siis nad läksid just selle tüdruku juurde, kellel oli lausuja vaim, ja küsisid siis temalt igasuguseid asju ja siis maksid selle eest. Aga kui Paulus selle kurja vaimu temast välja ajab, siis see äri on korraga läbi ja see pahandab neid. 19. salmist võime lugeda: kui nüüd orjatari isandad nägid, et nende kasulootus oli kustunud, haarasid nad Pauluse ja Siilase ning vedasid nad turule ülemate juurde. Ja siis Paulus ja Siilas pekstakse läbi, nad visatakse vangikongi ja seotakse ahelatesse. Jumal oli neid läkitanud. Jumal oli neid saatnud ja nüüd korraga selline olukord. Nad oleks ju võinud oma pahameelt väljendada, nõuda õiglust ja karjuda, nõuda nende ülekohtu tegijate ja valetunnistajate vastutusele võtmist. Oli neid ju ülekohtuselt pekstud ja ilma kohtuotsuseta vangi heidetud. Kuid mida tegid nemad? Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites ning vangid
kuulasid neid. Milline on meie hoiak ja suhtumine usklikena kannatustesse ja raskustesse, on kõrvaltvaatajate erilise tähelepanu all. Milline on sinu hoiak raskustes ja keerulistes olukordades? Pangem tähele, millise tunnistuse nad andsid teistele vangidele. Jumala sõnast loeme ja vangid kuulasid neid. Kuidas sina reageerid, kui asjad ei lähe päris nii, nagu sina tahaksid? Mis tunnistuse annad sina, kui tragöödia sind tabab? Samal ajal, kui teised vangid ilmselt seal hoigasid ja karjusid, sõimasid ja võib-olla ka vandusid, siis Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid. Kuidas on see võimalik? Isegi keerulistes olukordades nad andsid tunnistuse sellest, et nendel on rõõm päästest ja neil on võit Kristuses Jeesuses. Ja see andis neile ühe võimaluse evangeeliumi kuulutamiseks ja avas ka vaimulikus tähenduses uksed. See oli tunnistus sellest, et usklik inimene ei vaata olukordadele, vaid vaatab Jumalale ja leiab igas olukorras võimaluse austada Jumalat. Alati on neid inimesi olnud, kes sõdade ja katastroofide, loodusõnnetuste ja muude olukordade keskel hakkavad Jumalat süüdistama. Jumal, miks sa nendel asjadel oled lasknud sündida? Jumal, miks sa ei sekku ja midagi ei tee? Jumal, kui sa oled olemas, miks sa siis seda kurjust ei kõrvalda? Ja see on üsna loomulik, et meil ja inimestel selliseid küsimusi tekib, aga meil tuleb mõista seda, et hinge vaenlane on see, kes külvab hävingut ja kaost ja see tõeline sõda toimub vaimumaailmas. Ja seda sõda ei ole võimalik võita suurtükkide, rakettide, tankide ja hävituslennukitega, vaid see sõda võidetakse vaimus. Ja Paulus ja Siilas astuvad sellesse lahingusse vaimulike relvadega, palve ja ülistusega. Ja mis on selle tulemuseks? Uksed avanesid ja köidikud pääsesid valla. Kui me palvetame ja kiidame Jumalat, siis olukorrad hakkavad muutuma. Uksed avanevad, köidikud ja ahelad saavad lahti päästetud. Me lugesime, aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla. Sellel nädalal kirjutas EKP Liidu president Erki Tamm, esitas sellise üleskutse, et kas kellelgi seisab kusagil mõni kitarr, mida ta ei kasuta. Nimelt, kui ta oli vestelnud kristlaste sõjapõgenikega, kes olid Eestisse tulnud, ja küsis nendelt, et kas teil on vaja midagi, mida me saaksime hankida, siis nad ütlesid, et kui oleks võimalik, võib-olla oleks võimalik saada mõni kitarr. Et selles hotellis, kus me oleme, me tahame hakata läbi viima jumalateenistusi ja palvekoosolekuid, et Jumalat kiita ja et see kitarr oleks selles olukorras väga suureks abiks. See puudutas mind. Kui sa oled sõjapõgenik, sa oled tulnud võõrasse riiki, sul on nii palju teadmatust olukordade suhtes ja kõik, mis sul on jäänud kusagile maha, siis esimene asi, mida sa soovid, on kitarr, et Jumalat kiita ja ülistada, et Jumala teenistusi läbi viia. Kõige nende asjade keskel, nende olukordade keskel, ülistus toob ühe muutuse nendesse olukordadesse, kus teinekord me ei pruugi lootust näha. Ma olen seda lugu ka varem jaganud, aga see meenus mulle taas, kui ma mõtlesin nende sündmuste peale Ukrainas, selle olukorra peale, kus me ei kuule just väga palju positiivseid sõnumeid. Ligi 100 aastat tagasi, 1928. aastal üks
missiooniorganisatsioon saatis esimesed missionärid Etioopiasse ja see oli väga keeruline piirkond. See hõim, kuhu nad läksid, tegeles kurjade vaimude kummardamise ja teenimisega, aga nad seal vaikselt teenisid ja rääkisid inimestele Jeesusest ja 9 aasta jooksul tuli seal usule 48 kristlast. Ja nad said teenida seal 9 aastat, kuni enne teist maailmasõda Itaalias tulid võimule fašistid. Benito Mussolini juhtimisel soovis Itaalia siis taastada selle piirkonna oma kolooniana ja kui puhkes siis Itaalia ja Etioopia sõda, siis need missionärid pidid sellest piirkonnast lahkuma. Ja see väike usklike hulgake jäi seal üksinda ja ka see okupatsioonivõim hakkas seda noort kirikut taga kiusama. Koguduse juhte arreteeriti, neid piinati ja tapeti. Ja ühelt kirikujuhilt küsiti ülekuulamisel, kui talle raske sõdurisaapaga näo peale vajutati, et kus on su Jumal nüüd? Miks ta sind siis ei aita? Ja selle peale ta vastas, kui Jumal tahab, siis ta päästab mind ja kui mitte, siis on ta lubanud mind võtta enda juurde taevasse. Ja nendele koguduse juhtidele öeldi, et sealt vangihoonest nad ei pääse, oli antud korraldus nende hukkamiseks. Ja siis nad hakkasid seal vangikongis Jumalat kiitma ja Jumalat ülistama ja paluma. Ja korraga justkui äkitselt puhkes väga suur torm. See tuul rebis ära selle vangihoone katuse ja müürid, mis olid mudast ja savist laotud, selle suure vihma tõttu lagunesid koost. Ja kõik, kes ei olnud kristlased, põgenesid sellest paigast, aga need usklikud jäid sinna koha peale. Ja vangivalvurid mõistes, et see oli vastus nende palvetele, palusid, et paluge oma Jumalat, et see torm lõppeks. Ja kui te seda teete ja see torm lõpeb, siis me laseme teid vabaks. Ja see torm lõppes ja vangivalvurid pidasid oma sõna ja lasid need usklikud sealt vangihoonest vabaks. Ja kui sõjategevus 6 aastat hiljem oli lõppenud ja nendel missionääridel oli võimalus tagasi pöörduda sellesse paika, siis nad mõtlesid, et kas nad leiavad veel ees mõne uskliku üldse, kas keegi nendest on üldse pääsenud. Ja kui nad jõudsid kohale, siis nad avastasid, et sellest 48 usklikust oli kasvanud usklike hulk 18 000 kristlaseni. Nende tragöödiate keskel ja nende raskuste keskel olid inimesed eriliselt avatud vastu võtma Jumala sõna. Kuulsime ka sellest, kuidas Ukraina piibliselt saatis abipalve, et saatke meile piibleid. Aastaks varutud piiblid olid otsas. Inimestel on tohutu soov saada omale piibel. Ka meie koguduse vend William Borisenko, kui ta viis kiirabiauto Ukrainasse, võttis kaasa Eesti piibliseltsi poolt saadetud piiblid. Ukraina Baptistiliidu asepresident Igor Bandura ütles kohtumisel teiste Baptistiliidu esindajatega, tsiteerin, ma ei ütle, et me saame võidu, aga Jumal saab selle kõige keskel austatud. Jumal saab selle kõige keskel austatud. Jumal tahab olla usklike poolt austatud igas olukorras, igas situatsioonis. Ja Jumal ei lase ka meil minna läbi keerulistest olukordadest lihtsalt selleks, et me need olukorrad üle elaksime. Küsimus on selles, kas me oskame näha nende olukordade keskelt seda, kuidas Jumal saab meid kasutada. Kas me näeme täna kogudusena võimalusi, kuidas selles olukorras Jumalat austada? Või püüame lihtsalt need olukorrad kuidagi üle elada?
Aga kui me austame Jumalat, ülistame ja kiidame Jumalat kõikides olukordades, siis see toob meile vabaduse, see kaotab hirmu ja kasvatab meie usku. Me lugesime, kui nüüd vangivalvur unest ärkas ja nägi vangla ukse lahti olevat, tõmbas ta mõõga ja tahtis end tappa, arvates, et vangid on põgenenud. Tal oli nuga käes. Ta arvas, et kõik on kadunud. Ta mõistis, et ta on veel kõndiv, surnud mees. Ta oli vastutav vangla ees ja kui kõik vangid pääsesid põgenema, siis ta teadis, et tal tuleb vastutada oma elu hinnaga. Ta eeldas, et kõik vangid on minema jooksnud. See oli väga loogiline järeldus, sest kes ei jookseks ja seda võimalust ei kasutaks. Vangi uksed on avatud, ahelad on langenud ja valvur magas. Ta mõistis, et kui ta ennast ise ära ei tapa, siis teevad seda ülemused hommikul. Ei olnud võimalik olla Rooma vangivalvur, lasta vangid põgenema ja jääda sealjuures elama. Ta võttis mõõga, sulges silmad, kuid kuulis siis hüüdu. Paulus hüüdis aga valju häälega, ära tee enesele kurja, sest me kõik oleme siin. Sellises olukorras see vangivalvur mõistis, et see sai olla ainult Jumala sõrm, mis sekkus. Ta tundis selles Jumala imelist abi. Tema jaoks oli see täielik ime. See oli pääsemine kindlast hukust ja surmast. Ja Paulus ja Siilas said aru, et Jumal ei olnud lasknud neil sattuda vanglasse, ei olnud lasknud neil kannatada seda valu, neid kepihoope, lihtsalt selleks, et neid siis vanglast välja päästa, vaid sellel pidi olema mingisugune suurem põhjus. Jumal tahab, et inimesed saaksid päästetud ja tuleksid tõe tundmisele. Olgu siis rahuaeg või sõjaaeg. Ja ilmselt nad mõistsid ka seda, et kui nemad põgeneksid, siis see vangivalvur hukkuks. Aga Jumal tahab inimesi päästa. Ja vangivalvur näeb, nende usku nähes, et nende Jumal on elav Jumal. Nende Jumal on imede Jumal. Nende Jumal on päästja Jumal. Ja ta küsib, isandad, mis ma pean tegema, et pääseda? Aga nemad ütlesid, usu isandasse, Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere. Usu isandasse, Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere. Ja siis on veel öeldud, ja nad rääkisid issanda sõna temale ja kõigile, kes olid tema kojas, ja vangivalvur võttis nad tollel öötunnil enda juurde ja pesi nende haavad ning otsekohe ristiti tema ja kõik ta omaksed. Siis ta viis nad oma kotta, kattis neile laua ja oli ülirõõmus, et ta kogu perega oli hakanud uskuma Jumalasse. See on ühe koguduse loomise algus. Philippi kogudus saab üsna elujõuliseks, kuigi seal on omad probleemid ja väljakutsed, millest me võime lugeda Pauluse kirjast Philippi kogudusele, kui ta on juba vanglas. Aga Jumal õnnistas seda tööd. See on esimene rajatud kogudus Euroopas, Makedoonias, tänapäevases Kreekas. Ja selles linnas seesama kogudus ehitab ka ilmselt tõenäoliselt teadaolevalt esimese kristliku koguduse hoone, esimese kiriku. Ja Jumala sõna hakkab sealt levima. Ja ka sellest vangivalvuri perekonnast tõenäoliselt saab osa sellest kogudusest. Ja Pauluse kirjadest me näeme seda, kuidas ka see kogudus toetab Paulust tema missioonireisidel, aga hiljem ka siis, kui ta on vangikongis. Ja kui me loeme apostel Pauluse kirja Philippi kogudusele, siis me näeme, et see kiri algab väga südamlikult, palju südamlikumalt kui teised apostel Pauluse kirjad kogudustele.
Ja see näitab seda, et Paulusel oli selle kogudusega üks eriline side. Ta avab oma südant sellele kogudusele rohkem. Ja on näha, et Paulusele on see kogudus eriliselt südames ja see valmistab talle väga palju rõõmu. Aga see sõprus, see südamlik armastus saab alguse sellisest ülistavast ja tänulikust ja palvemeelsest südamest. See saab alguse sellest, et isegi raskuste keskel nad kiitsid ja ülistasid Jumalat. Siis, kui asjad olid ja olukorrad olid roosilised, aga ka siis, kui ajad olid karmid. Samuti Taavet ülistas ja kiitis Jumalat, kui ta oli ahastuses. Hiob tänas Jumalat oma viletsuses ja palvetas teiste inimeste eest, kuigi tal endal oli raske. Ja Paulus ja Siilas austasid Jumalat vanglas Jumala kiitmisega. Olenemata olukordadest, kus me ennast leiame, peame Jumalat kiitma ja tänama, uskudes, et tema käes on kontroll. Ja samuti täna ütleb Jumala sõna meile, uskuge Issandasse Jeesusesse, tema elu, tema surma, tema ülestõusmist. Uskuge ja teid päästetakse. See on see vastus tänases olukorras. Ja täna, kui sina ei ole teinud oma elus seda otsust uskuda Kristusesse, siis ära lase seda võimalust mööda. Usu, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, et on ristil surnud ka sinu pattude eest ja sina võid saada vabaks, sina võid saada päästetud ja sina võid pärida igavese elu. Ja ka Issand Jeesus tahab sind päästa täna. Me tõuseme palveks. Kallis taevane Isa, me täname, et me võime sind kiita ja ülistada ja tänada kõikide olukordade keskel, ka raskustes ja rõõmudes. Sina saad kogu au. Me täname, et sina viid meid läbi ka kõikidest keerulistest situatsioonidest. Sina oled tõotanud meid kanda ja Issand, anna meile ka usku. Uskuda sellesse, et sina oled meile igavese elu valmis pannud. Ja isegi siis, kui meil tuleb anda oma elu hinnaga tunnistus sellest, et sina oled meie päästja, siis tee ka meie süda julgeks püha vaimu läbi, et me võiksime samuti öelda, et kui sa tahad, siis sa päästad meid, aga kui mitte, siis sa oled tõotanud meid võtta enese juurde taevasse. Isa, me palume tõesti, et meie süda võiks olla kindel ka nendes olukordades, kus me oleme ja peame tunnistama, et need mured võib-olla, mis meid tänapäeval siin Eestis rõhuvad, need ei olegi võib-olla nii suured, kui me kõrvutame ennast teistega. Aga Issand, anna meile usku ja ilmuta meile, kuidas ka meie saame nendes olukordades sinu nimele au tuua. Tänu sulle, Issand, et sina oled hea ja võime kõiges olukordades sind usaldada ja kiita. Aamen. Jumal õnnistagu teid.